laulab Eesti parim koor ja kes on aasta dirigent 2013? Milline on parim puhkpilliorkester ja kus on ametis Eesti tublim muusikaõpetaja? Läheme Estonia kontsertisaali. 25. jaanuaril tunnustas Eesti kooriühing oma tublimaid aastapreemiatega. Ja aasta dirigent 2013 on... Heli Jürgenson! Kui laulupeo suured finaalid ja tammepärjad välja arvata, siis selliseid tiitleid jagatakse ikkagi väga harva, ma arvan. Lugege koorid ette, kes teid selle pedestaalini on toonud? Ja see on väga suurel määral olnud seotud minu Estonia seltsi segakooriga, kes täna laulis siin kontsertil ja ma usun ja kahtlustan ka, et Eesti Filharmoonia kammerkooriga, kelle koormeister ma olen, et oli päris töine aasta nende kahe koori peale kokku ja küllap see sellega seotud on. No segakoor on tegelikult ju teie armastus vist ka laiemalt, sest ega niisama lihtsalt ei saada laulupeolt segakoori üldjuhiks. Segakoor on minu armastus, jah, ja tegelikult kui tudengiajal mul oli väikene oma koorikene, mille peal ma oma esimesi katsetusi tegin, siis tegelikult kui ma konservatooriumi lõpetasin, minu idee oli ikkagi suurest segakoorist ja õnneks on minu karjääri ja töö jooksul olnud võimalus suuri koore juhatada. Ka ooperikoor, kellega ma vahepeal päris palju aastaid seotud olin, on ikkagi ju väga suur segakoor ja no laulupeo ühendkoor on vist nüüd kõige suurem, mida ma nimetada tohin. Nüüd Estonia seltsi segakoor, see on professionaalne koor? Ei, see on täiesti tavaline isetegevuskoor, minu enda ja minu kolleegi Peeter Perentsi loodud 20 aastat tagasi ja mina olen 20 aastaks pidama jäänud selle juurde niimoodi, et ma võin küll auga ütelda, et kõik, mis ma olen oma tööga suutnud saavutada, on nende peal läbi katsetatud ja proovitud, et kui neid lauljaid minul ei oleks, siis täna vist neid tiitleid ka ei oleks. See Estonia selts ajas mu nagu segadusse, et see on selline professionaalse Eesti teatri algus ja ma panin kohe koori ka profiks. Jah, tegelikult Estonia seltsi omaaegne koor ongi kindlasti vanem kui ooperikoor, aga professionaalseks kooriks Estonias tuleb lugeda siiski ooperikoori, kelle koormeister ma olin peaaegu 11 aastat, nii et tegelikult ma olen seal majas töötanud väga palju, aga nii isetegevuskooriga kui ka siis ooperikooriga, kes on professionaalsetest lauljatest kokku pandud. Aidake võrrelda nüüd seda, kes teeb seda asja armastusest, on asja armastaja ja teine, kes on siis ikkagi selle tööga leiba teenimas. Kui koorilaulja poolt vaadatuna, siis see asja armastaja rõõm ja siirus on ikkagi tohutult nakatav ja sealt kiirgab nii palju tagasi, et see protsess on kindlasti nendega väga huvitav ja põnev, võib-olla see tulemus jääb vahel soovitule alla, vähemalt mõnedel kordadel, aga ma pean küll Estonia seltsi segakoori kiitma, et nendega on olnud ka väga ilusaid muusikalisi hetki. Ja professionaalsete lauljatega töö on ikka töö, aga seal on jälle erialaliselt mul olnud väga põnev proovida ikkagi väga raskeid teoseid või žanre, nii et ma olen saanud tegelikult juhatada väga-väga erinevat koorimuusika literatuuri, et ma arvan, ma olen Eesti õnnelikeim koorijuht üldse. Koorimuusika peastipendium 2013 kuulub sel aastal Heli Jürgensonile. Aetmaante ise sidus teile vööle ühe sellise põlle ja sellel põllel on oma lugu, mida me pidime täna ära rääkima. Jah, et selle sees on vist olulised mustrid ja väiksed jutud, et eks see põll, mille ma nüüd ette sain, vajab ka minu poolt avastamist, aga seda on tõesti saanud eelnevatel aastatel minu kolleegid ja see on Gustav Ernesaksa stipendiumi peapreemia, et seda põlle tuleb mul endal ka veel uurima hakata, aga ma olen kindel, et ma panen selle laulupeol kindlasti ette omale, kui ma juhatama lähen. Suur rõõm tutvustada, Pärt on minu õpilane Georg Otsa muusikakoolist ja mul on oma õpilase edu üle täna väga hea meel. Minul on siis Heliga selline isiklikumat laadi suhe, et kohtusin temaga Otsakooli ajal õppides väga regulaarselt ja meil olid väga põnevad tunnid, kus ainult ei räägitud muusikast, vaid ka kõigest muust, et mäletan, et Heli oli omamoodi selline hingehoidja tol ajal, sest mina olin tulnud nagu Raplast
Tallinnasse õppima, tulin pärast 11. klassi, aga siiski mul oli see keskkond võõras ja mulle tundub üldse, et heliõpetajana on väga selline nagu hoidev õpetaja, et vahet, et alguses mina ikka tahtsin heli alati nagu teietada, ma mäletan, ja kuidagi oli selline aukartus, aga sujuvalt on meist saanud minu meelest tänaseks päevaks isegi nagu kolleegid või niimoodi, et mina küll rohkem olen nüüd võib-olla heliloomingu valda läinud, aga siiski juhatan koore edasi ja kui koorijuhtidega juttu rääkida, siis suubub see jutt nii-öelda laulupeo rajal, et on laulupidu siis see, mis need koorid koos hoiab või on veel midagi, enne kui laulupeoni jõuame? On koore, kelle jaoks on just võib-olla laulupidu isegi see põhjus, miks üldse koguneda, et avastavad inimesed, et tahaks ikka minna laulupeole. Aga ütleme, meie puhul on nii, et me väga peame lugu laulupeost ja anname kindlasti endast 100%, et me oleks ette valmistunud selleks peoks, aga samas valdavalt meie tegevus on ikkagi nagu kontserttegevus ja ka konkurssidel käimine, et meil nagu neid tegevusi jagub, pigem on isegi kohati raske hooaega kokku panna, et tuleb öelda üha enam ka ei pakkumistele ja ka see, et me oleme kammerkoor, ehk siis me tegelikult nagu meie muusikaline suund on mingi koha pealt ongi teadlikult kammerlik, ehk siis mitte laulupeolik, vaid otsime nagu selliseid võib-olla detaile kõlades, mida laulupeo kaare all ei saagi tekkida. Aga seal ei ole mingisugust vastuolu, need mõlemad on nagu kihvtid teekonnad. Kas tänapäeval laulja, kes ei ole sellega leiba teenimas, nooti tunneb? Või nende hulgas on kindlasti väga palju inimesi, kes nooti tunnevad ja eks laulma jäävad ikka need inimesed, kellel armastus laulu ja muusika vastu on lapsest peale olemas. Sageli on selja taga lastemuusikakoolis käidud aastad, mõni pilliõppimine, mõne stuudios laulmine, et neid inimesi tegelikult, ma arvan, Eestimaa koorides laulab täitsa palju. Mis siis, et nad ei ole professionaalselt seda eriala pärast hiljem jätkanud? Meie koori puhul on see vist, ma arvan, umbes pooleks, täpselt statistikat pole nagu pidanud, aga on inimesi, kes õpivad lausa muusikaakadeemias näiteks koorijuhtimist või muusikaõpetajaks või muusikateadust, aga samas on ka inimesi, ütleme, kes siis on lastemuusikakooli kunagi ammu lõpetanud juba ja on inimesi, kes pole üldse muusikat õppinud. Aga kuna neil on nagu sujuvalt kogunenud selline üsna staasikas koorilaulu kogemus, siis ma ütleks, et nad tegelikult loevad nooti, et nad küll ei teadusta ajuga, mis on nii-öelda re-masoor, mis on re-bemoll-masoor, aga kui see noodi jada nende ees liigub, siis nad ikka reageerivad üpris kiiresti sellele, mis toimub. Neil on sageli väga hea mälu ja harmoonia taju. Isegi parem mälu võib-olla kui sellel, kes nooti loeb. Nojah, et see võib alati loota spikril, nagu ma aiman alla. Aasta koori kategoorias anname me välja 2 preemiat, et tunnustada nii kontserttegevust kui panust ümbritsevasse kultuuriruumi. Aasta koor 2013 on... Kammerkoor, head ööd, vend! Siis mis arvab Eli meie noorte tegijate kohta, kes on saanud aasta koori au ja siis veel ka aasta kooriplaadi au? No Pärdi kammerkoori head ööd, vend, käekäigu üle mul on tohutult hea meel ja me täiesti õlg-õra kõrval ju võitlesime veel viimati sellel samal koorikonkursil 2013 Grand Prix voorus ja mul on väga hea meel, et nemad meid edestasid, nad laulsid väga hästi ja siin on kindlasti väga suur osa ka Pärdi isiksusel ja tema heliloomingul, et tegelikult hästi tore noormees seisab siin minu kõrval, kellega on olnud väga huvitav kogu see teekond rääkida ja õppida muusikast ja elust enesest, et ma arvan, et see on väga loogiline, et õpilased tulevad järgi ja ühel hetkel nad jätkavad seda sinu teekonda, et ma ei ole kindlasti veel oma teekonna lõpus, aga minu ümber on nagu palju minu õpilasi ja häid kolleege, et see kindlasti on selline nagu märgilise tähendusega ja ma arvan, et ükskord astub Pärt need sammud pärast mind, et see peabki nii olema, see on elu ja kunsti jätkumise seadus, ma arvan. Hea aasta oli 2013, kui vaadata Eesti kooriühingu poolt? Ausalt öeldes mind isegi ennastki pani imestama, kui hea see oli. Kui ma vaatasin seda nimekirja, mis kultuuriministri tänukirjade järgi tulid,
seal oli üle 40 nime, lihtsalt kõik ei jõua teada. Ja kui me natuke mõtleme veel sellele, et need 40 ja rohkem inimest olid ju ainult need, kes olid oma kooridega või orkestritega saanud Eestis või välismaal konkurssidel tunnustust, siis kindlasti teist sama palju on neid inimesi, kes on teinud kuskil koha peal huvitavaid kontserte, aga seda ei ole diplomiga lihtsalt ju premeeritud, kes laulavad siin ja praegu või käivad ka kontsertreisidel välismaal, et see on kindlasti sama suur, kui mitte suurem hulk koorimuusikast. Siis on mul küll ainult, ma saan öelda, et paremat meelt äkki ei saagi olla. Kuidas on järelkasvuga lood, et me austame siin ka noort dirigenti, kes täna küll lendas meie haardest välja, ma ei saanud teda intervjueerida, aga et kuidas pilt on? Pilt on rõõmustav. On olnud mingisugune aeg, kus see ei ole üldse nii rõõmustav olnud. Ja nüüd viimase, ütleme, 5, võib-olla isegi 10 aasta jooksul on hakanud kasvama selline kokkuhoidev ja särasilmne noorte muusikute plejaad. See ei ole ainult koorijuhid, need on ikkagi täiesti teise ellu suhtumise ja maailmavaatega noored ausad inimesed, heliloojad, kunstnikud ja siis ka koorijuhid, kelle läheduses on täiesti meeldiv olla ja mul on tohutult hea meel, et täna õhtul siis need noore dirigendi nominendid korraks tulid, näitasid ennast ka laval. Et see on meie pink ja see on selles suhtes nagu tugev, et kõik need noored heliloojad või ka noored koorijuhid on juba tegevad tugevate kooridega, enamuse neist on nad ise loonud koos minemas sellise kõrge kvaliteedilise koorimuusika suunas. Mis viib edasi Eesti kooriliikumist? On need professionaalsed koorid või on see asjaarmastajate rinne? Tegelikult viivad Eesti kooriliikumist edasi koolide muusikaõpetajad. See on algus ja kui see on ilusti laotud, ilusti tehtud, siis koorimuusika läheb edasi nii professionaalses kui amatöörlikus tasemes. Nii et ainult jõudu soovides kõigile muusikaõpetajatele, kes oma lastele sellist koori ja kooslaulmise harjumust õpetavad ja seda teevad, mitte kurjalt, vaid püüavad selle ilu välja tuua ja siis läheb kõik hästi. Aasta dirigent muusikaõpetaja on Janne Fridolin. Kas te ise olete ka kunagi kooris laulnud? Kindlasti olete. Oi, absoluutselt, jah. Ikka maast ja madalast peale muusika sees üles kasvanud. Segakoor noorus oli küll nüüd viimane, kus ma ise laulsin Raul Talmari käe all. Ja sellest on ka möödas juba pea üle 10 aasta. Mul on hetkel 5 koori. Rahumäe põhikooli lastekoor, Rahumäe põhikooli mudilaskoor, Tallinna Muusikakeskkooli poistekoor, Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoor ja noorte segakoor Vox Populi. Kuna see tiitel tähendab ka seda, et see on tunnustus muusikaõpetajale, siis kui lihtne või keeruline on tänapäeval seda kooriasja koolis vedada? Kui ausalt ütlen, siis on keeruline, sellepärast et see nõuab palju lisatööd. See nõuab laululaagreid, seda ei ole võimalik teha 45 minutiga nädalas. Kui me mõtleme ka laulupeo kontekstis, siis repertuaari on lihtsalt väga palju, mida on vaja õpetada selgeks ja see nõuab lihtsalt panustamist. Ja minu töö on jaotatud nii, et ma ei puhka nädalavahetusel, vaid pühapäeviti teen mudilaskoori ja lastekooriga tööd. Ja lapsed on hetkel
õnnelikud, sellepärast et nad saavad laulda puhanuna, nad tulevad, on kodus ära õppinud järgmiseks päevaks ja tulevad puhanuna proovi ja laulavad rõõmsalt. Nii et praegu see õnneks töötab niimoodi. Minu jaoks tähendab see muidugi natukene pere arvelt töötamist. See muusikaõpetaja pisik on minu sees olnud väga kaua aega. Ma mäletan põhikoolist alates, et ma tahtsin saada muusikaõpetajaks. Ja niimoodi see ongi läinud. Ja ma tõeliselt naudin lastega töö tegemist. Ja suurepärane võimalus on töötada nüüd Tallinna Muusikakeskkoolis ikkagi juba professionaalsete muusikutega ja see töö on eriti palju pakkuv ja meeldiv. Kui vanad need professionaalsed muusikud seal on? Seal on professionaalsed muusikud 14–17. Võib-olla mõni on veel juba 18 ka. No nii, see on tegelikult ju iga, kui tavaliselt vaatad nagu kuhugi mujale kui noodimapi poole. Absoluutselt, aga nende üks püüd on olla muusikas väga heal tasemel. Nad hindavad seda ja võib-olla sellepärast on ka minul kui dirigendil natuke lihtsam tööd teha. Aga see rõõm, ma tahaks öelda, kuigi on ja raske, lisatööd on palju, aga rõõm, mis sealt kooridest, kõikidest kooridest tagasi tuleb, kaasa arvatud Rahumäe põhikooli lastekoorist ja Mudilastelt, see on erakordne ja see on topelt alati, et see innustab. Kooliõpetajana, kes te seal siis olete? Olete psühholoog, pedagoog? Kõik kokku, absoluutselt. Tänapäeval sotsiaaltöötaja, psühholoog, pedagoog, kõik ühes isikus. Mis nende laste eesmärk on, et olla hea kuskil koolikontserdil või käia kuskil võistlustel või minna laulupeole või? Eesmärgid on erinevad. Ütleme, et nendel tavalastel, kes ongi ise tulnud koori laulma, on kõige suurem eesmärk pääseda laulupeole. Nad on selle nimel valmis tegema lisaproove. Nad isegi on kutsunud mind kui dirigenti korral, et ma peaks pikemalt nendega harjutama. Kui vanad need lapsed on? Need lastekoori lapsed on mul 5–9 klass. Ja. Aga samas jällegi muusikakeskkooli, kammerkooriga ja poistekooriga, nendega õnnestub käia konkurssidel. Ja just me tulime eelmisel aastal Austriast kulddiplomiga ja erilise nii-öelda väljapaistva auhinnaga. Nii et nendega jällegi on see motivaator on pigem kuskil mujal, ehk siis konkursid ja esinemised suurtes kontsertsaalides. See õpetamise põhivõti, kuidas see on, et mis kaudu neile siis nendeni jõuda? Armastusega. Armastada ise muusikat ja seda, mida teen ja see kandub üle väga lihtsalt, kõige lihtsamalt moel. Aasta 2013 orkestri dirigent on Sirli Illak-Oluvere. Kuidas üks naine satub Pasunakoori etteotsa? Mul isa on muusik ja tema mind väiksest peale igale poole kaasa võttis. Ja siis ta ise hakkas juhatama ja siis ma ka mängisin, kui ma juba muusikakooli olin ära lõpetanud ja muusikakoolis. Ja mis pilli te ise mängite? Ma muusikakoolis õpetaja Antsu käe all õppisin saksofoni. Kes on õpetaja Ants? Õpetaja Ants Möör. Ja ülikoolis, kui ma dirigeerimist õppisin juba, siis Kait Tiitsa õpetas mulle trombooni pool aastat. Kui populaarne on puhkpill noorte seas täna? Võiks olla populaarsem, selles suhtes, et praegu on näha, et natukene jalgpall ja sport trügivad esiplaanile, aga puhkpillimuusikaühing näeb selle nimel vaeva ja samamoodi ka Eesti Muusikakoolide Liit, et ikka oleks neid puhkpillimängijaid, et oleks laulupeal ka puhkpilli osa, et see on ikka väga tähtis. Otsakooli tulevad lapsed kokku, sest nad tahavad seda pilli õppida, aga palju üldse selle alaga tegeldakse väljaspool?
Neid võimalusi ikka on, et näiteks maakondlikul tasandil, kus ma ka maakondlikku orkestrit juhatan, Harjumaa noorte puhkpilliorkestrit, siis sealt on lapsed üle maakonna. Et tulevad Arukülast, meil on 4, 5, 6 laagrit aastas, teeme 3-4 päeva proovi, siis on kontsert, et neid võimalusi on. Aga te võtate ka endale ühe orkestri juurde, kuulsin ma. Ja selles otsas, et ma nüüd mind kooriühingu muusikanõukogu valis siis alates 1. septembrist eelmine aasta juhatamas Eesti noorte puhkpilliorkestrit. Et see on järgmiseks 5 aastaks on siis see valimise aeg. Ja nemad siis tulevad üle Eesti? Nemad tulevad üle Eesti ja meil oli esimene laager oli juba ära, see oli 3.–5. jaanuar ja see oli Türil. Ja nad on väga toredad. Seal praegu on circa 40 mängijat, et alati ootame juurde. Nüüd sügisel tuleb jälle uus ettemängimine, et iga aasta on võimalik sinna tulla. Ja aasta 2013 puhkpilliorkester on Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli puhkpilliorkester. Palume lavale Sirli Illak Oluvere! Aga on mõni pilga, mille kohta öeldakse, et saate öelda, et see on sellel ajal millegi pärast populaarne nendest pasunatest? Eks on siin saksofon olnud, siis kui tuli känditahvur, siis kõik hakkasid saksofoni mängima. Ja praegu on hästi palju flöödimängijaid. Aga mida siis hästi nagu vähe on fagotimängijaid, oboemängijaid, et need on sellised, mitte isegi keerulisemad, aga need on millegi pärast neid pille ei leita üles, nagu kui muusikakooli tullaks, sest et nende mängijaid on vähe. Aga mis siis selle orkestri eesmärk on see, et nad õpiksid paremini mängima, et see on nagu kooliprotsess ja tööprotsess või ikkagi, et tahaks nagu lusti ja naudingut ka saada? See peaks olema nagu kõik ja samas ta peaks olema ka, ta peab õpetama ka seda koostööd. Millal järgmine proov on? Esmaspäeval. Lasin öelda, et kõik võtavad oma väikse teelusika kaasa ja saavad ühist mett maitsta. Et siis tuleb väike tähistamine. Absoluutselt, kindlasti. Sest põhiline on ju see, et ka teie orkester sai tunnustatud. Just, orkester sai 2 aastat järjest tunnustatud, jah. Et see on väga suur au ja seda me kindlasti seda väärikalt jälle kanname 1 aasta. Et see on siis Otsa kooriorkester on parim puhkpilliorkester? Just, 2013. Saaremaa meeskoor Süm! Mehed on juba Saaremaa poole bussiga sõitmas, me ei saa nende käest küsida, aga mis teile tundub, mis motiveerib neid sinna tulema? No motiveerivad igasugused asjad, see koor on ju üle 40 aasta juba tegutsenud. Oli enne mind ammu juba ja ilmselt see meestelaul ise, et tahetakse just meeskooris käia, paljudel on kindel eelistus just meeskoor, ei segakooriga midagi. See on nagu üks asi ja ma arvan, praegu on juba see, et viimased aastad on kuidagi hästi läinud siin konkurssidel, laulupeod, siis koori juhatus seal sepistab igasuguseid toredaid reise, meil on sõpruskoore ja kogu aeg peab midagi olema. Ja meil on küllaltki palju esinemisi aasta jooksul, et see paneb nagu elu käima, et niisugust seistmist ei ole, et midagi ei ole ees ootamas. Kogu aeg on midagi ootamas. Nii et see koor on nagu mõnes mõttes nagu elulaad juba? Ma arvan küll, sest osa on ju käinud seal tõesti loomise algusest peale. Saite ühena kooridest selle parima koori tiitli 2013. aasta eest, siis mis tempe te tegite seal? No ma arvan, et selle asja käivitas kõige rohkem see, et me võitsime meestelaulu seltsi poolt korraldatud meeskooride võistulaulmise oma kategoorias. Me olime küll selles kõige madalamas C-kategoorias, püüdsime oma liistude juurde ja seda juba 2 korda, nüüd 5 aastat tagasi ka oli see, nüüd nagu kaitsesime seda tiitlit, et ma arvan, et see käivitas nagu kõige rohkem selle innu ja võib-olla ka meid ka märgati siis jälle ja nii. Aga kuidas teile tundub, kas seal Saaremaal on seda asja kergem teha või keerulisem teha näiteks kui kuskil suuremas linnas, Tallinnas näiteks? Ma arvan, et meil on omad ikkagi miinused täiesti tugevalt olemas, kuna ma olen 35 aastat olnud keskkooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja ja kogu selle aja tegelen poisteansamblitega, siis kõik minu poisid, kes on mul laulnud, nad lähevad mandrile. Tagasi tuleb väike osa ainult. Ja kui ta on mandril läinud, ta ei saa ka tudengipõlves laulda minema kaasa. Et see on see asi, et on nagu kahju, et ta ei saa
sõita kas või 10 kilomeetrit või 20 kilomeetrit proovi teisipäeval, kuna ta on nii kaugel. Et selles mõttes on see ikkagi miinus see Saaremaa. Aga teisest küljest ta on suhteliselt väike, ka Kuressaare, et inimestel on nagu tegevust vaja. Ja sellepärast nad jälle tulevad, et tegevust leida endale. Selline au, kuidas see koorile võib mõjuda? Praegu väga kõrvadest tõstetud ja ausalt ma olen tänulik meie kohalikule meediale ka, et mõlemad lehed, meil on 2 maakonnalehte, mõlemad kirjutavad siin küll meie konkursi võidust ja kõigest, et me tegelikult oleme võib-olla isegi rohkem kui vaja tähelepanu keskpunktis olnud ja tänu sellele ka ma arvan, et juba on mõned uued mehed ja laulma tulemas. Kuidas te valite oma repertuaari, kas selle kirjutab ette, et nüüd on laulupidu tulemas, nüüd on vaja seda õppida või nüüd peame kuhugi konkursile minema, peame seda õppima või mis jõujooned seda repertuaari kujundavad? No ütleme laulupidu, need peab ära õppima, praegu me oleme küll hästi jännis. Veebruari lõpus, mis me peame oskama, üsna kehval tasemel praegu. Aga me saame hakkama. Sellest ju sõltub kõik, kas või konkursikava korraldab, kokku panemine ja et kuidas sellest, see on ju poole võidu alus on ju see, kuidas sa kava koostad ikkagi. Et oleks polüfooniat, et oleks lõbusat laulu, et oleks kõike. Et selles mõttes oli see üks suurem osa ja kui laulud olid valitud, siis oli kõik kergega. Siis ainult õppisid. Dirigent, on ta siis demokraat või türann? Ega seal demokraatiaga väga palju pistmist ei ole. Türanniks ma ei taha nimetada, kuigi kindlasti dirigentide hulgas üle maailma, ma arvan, on seda tüüpi inimesi ka olnud, aga kindlasti ikkagi dirigent peab olema liider, et kogu kollektiiv on liidri keskne ja ma arvan, et ma usun, et Estonia seltsi segakorma 20 aastaga on üks näide, kes minust ei ole lahti lasknud ja ma arvan, et ka hea tüdvend koguneb ümber Pärdi, kuigi tal on ka väga tubli abiline, aga see on alguse saanud ikkagi ühe inimese armastusest oma lauljate vastu ja see nii lihtsalt ei katke. No sama küsimus. Diktaator ka mitte, et nagu Heli siin juba sõnastas, et küsimus on võib-olla vastutuse võtmises, et peab olema selge siiski liider, et mingil hetkel on vaja nagu dirigendil öelda, et nii nüüd on ja samas on dirigent ka muusikalises plaanis see, kes teeb kodutööd partituuriga, ta tuleb juba ette valmistatult proovi ja ta näeb nagu suuremat pilti kui võib-olla kui see laulja, kes seda oma üksikut häälepartiid näeb. Nii et seetõttu ta lihtsalt juhib nagu seda mängu, aga meie ütleme head, et vennas oleme alati üritanud otsuseid vastu võtta vägagi demokraatlikult, mis tuleneb minu jaoks minu emast, kelle käe all ma laulsin lapsest peale Raplas Riinimanda koorides ja et eks see selline kuldse kesktee otsimine ole. Ma arvan, et ma ei saa enda kohta päris diktaator öelda, et mul on piisavalt pehme iseloom, et pigem see demokraatlik, aga seal ei ole vaja diktaati ja kuna ma olen väga kõva karastuse saanud koolikoorides, siis ma leian, et mehed on väga kuulekad, väga vaiksed, väga töövalmis ja selle koha pealt mul ei ole küll mingit nurisemist, et seal ei pea väga karm olema. Nii et saan ma õigesti aru, et koolis on isegi koori nagu keerulisem ohjata, kui see on üks meeskoor? No koolis on keerulisem jah, sest nendel on tunduvalt rohkem jutte oma vahel ajada kui meestel, tundub nii. Ma õpetan ka praegu Tallinna Muusikakeskkoolis ise noori dirigente koorijuhtimistunnis ja tihtipeale need noored pigem tahaksid olla väga konkreetsed ja diktaatorlikud. Mulle tundub, et tänapäeva lastele see ei mõju hästi. Nii et mina olen olnud ilmselt suhteliselt leebe dirigent, aga samas järjekindel ja see on viinud sihile. Küsimus dirigendile Raul Talmarile. Dirigent on diktaator või demokraat? Diktaator. Mul on hea toetuda korüfee sõnadele ja korüfee on Erik Lass, kes on öelnud, seal, kus algab muusika, seal lõpeb demokraatia ehk dirigendile peavad alluma kõik.